Tere hommikust, sõbrad ja niisama huvilised. Tere tulemast tagasi siia kanalile. Ja täna salvestan siis vahelduseks infoturbe teemadele natukene oma tavaelu, nii nagu sellele kanalile muidu kombeks on, ilma igasuguste filtrite ja ilma ilustusteta ja ilma selliste kokutamiste väljavõtmisteta. Oma sellises lihtsuses ja aususes, mis on siis minu ühed põhiväärtustest. Keda põhiväärtused rohkem huvitavad, siis rääkisin nendest oma eelmise suve matka ajal natuke pikemalt. Et kui viitsid, siis võid vaadata. Aga täna hommikusse tagasi tulles, et teeme koos läbi minu hommikuse treeningrutiini. Vaatame natukene tagatuppa. Selgituseks ma ei ole ei profisportlane ega püüdle mingite rekordite poole. Et ma lihtsalt näitan seda sellist mitteseksikat musta tööd, mida reeglina sellised vastupidavusalasid harrastavad inimesed teevad. Räägin võib-olla, et kust ma leian motivatsiooni seda trenni teha. Motivatsiooniga siis, kui väga ei viitsi trenni teha. Räägin, mis mussi ma kuulan pukis sisetrenni ajal, mismoodi trenn üldse on üles ehitatud ja ilmselt ka seda, et mis mõtted peast selle trenni ajal läbi käivad. Esimene asi, hommikul vaatan järgi Training Peaksist, et mis treener Tanja mulle tänaseks trenniks pannud on. Et siis sellest sõltuvalt ma otsustan, et kas ma ja mida ma enne trenni söön. Et eelmine aasta, terve aasta ma tegin sellised kuni 2-tunnised trennid tegin paastunud olekus, et oma ainevahetust natukene muuta. See nagu õnnestus väga hästi. Ja lihtsalt see aasta nüüd ma tunnen, et ma pean ka selliste tund-poolteist trennide jooksul või enne trenni midagi sööma, et võtan tavaliselt ühe jogurti külmkapist ja siis selliste 2+ tundi trennide ajal söön tavaliselt saia moosiga. Aga täna üllatus, ongi 2,5-tunnine trenn plaanis. Et siis järelikult tulevad moosisaiad. Sisetrennide ajal või trennis üldiselt ma üritan sihtida umbes sinna mingi 60 grammi süsivesikut tunnis ja selline röstsai, kuldne röstsai, mis mulle meeldib. See on umbes 50 grammi süsivesikut 100 grammis ja seega 2,5 tunni peale läheb umbes 250-300 grammi saia. Ja sinna moost peale ja ongi siuke mõnus paras trennitoit. Ja loomulikult käib minu hommiku juurde ka kohv, selline hea ja korralik filtrikohv. Täna tegin vist Costa Ricat, kui ma ei eksi. Aga hommikuseks valmis, mis ma siis trenni ajal söön. Kohv joodud. Lähme otsime riided ja hakkab trenn pihta.
nagu ma enne juba ütlesin, siis täna 2,5 tundi. Trenn algab siukse 10-minutilise soojendusega. Siis tulevad väiksed kiirendused 30 sekundit ja siis hakkab põhiosa. Põhiosa on meil täna siis 3 minutit pluss 3 minutit 6 korda. Ja selliseid sette siis 3 tükki. Ja 3 minutit on siis sellises ettevalmistavas tempotsoonis ja siis 3 minutit sinna otsa vähe intensiivsemalt. Loodan, et teen ära, et ei jäta pooleli. Et siuke päris keeruline trenn on täna. Kuna tänane trenn on siuke intensiivsem, IF ehk siis intensity factor, kui kellelegi huvilistest midagi nagu ütleb see, on 0,73. Ja minu puhul on see, et kui see IF läheb seal üle 0,66 umbes, midagi siukest. Et siis on trenn siuke, kus trenni kõrvale enam mingit siukest lihtsamat tegevust teha ei anna, nagu raamatu lugemine või mõne filmi vaatamine. Et siis on puhtalt juba muusika teema. Et kuulan taustaks ainult mussi. Siukest lihtsamad trennid, kus intensity factor on seal kuskil 0,6 ja seal kandis. Et siis võib täitsa mõttega ka podcast'e kuulata ja vaadata ja märkmeid teha. Et siis ei ole see intensiivsus nii suur. Aga täna on puhtalt mussi teema. Mussi osas mul on Spotify's tehtud siuke oma playlist vanadest headest minu nooruspõlve punk-rock ja rock-bändidest ja nende sellistest tempokamatest lugudest. Et need on need, mida ma siis trenni kõrvale hea meelega kuulan päevast päeva, et ei tüüta ära. Olen proovinud ka mingit uuemat mussi ja uuemat punki, aga kuidagi see, mis vanasti või varemalt on meeldinud ja meelde jäänud, siis see töötab kõige paremini. Kuulan klappidest parajasti Offspringi lugu. Tekkis kohe sellega seoses üks mõte, üks päev Offspringiga seoses nende laulja Dexter Hollandiga, et nägin YouTube'is mingit videot, kus ta tutvustas oma treeningrutiini ja oma toitumist. Äkki oli mingi Men's Health kanal või midagi siukest. Ja minul üllatuseks mees on hakanud tegelema triatloniga ja teeb samuti üsna palju nagu sisetrenni pukis. Ja siis tekkis ka küsimus, et kui mina kuulan tema muusikat, mis muusikat ja kelle muusikat kuulab tema? Naljakal kombel mu keha on jätkuvalt või endiselt harjunud selle eraldistardi asendiga. Sellises eraldistardi asendis on kuidagi lihtsam võimsust pedaalidesse suruda. Olgugi, et ma pole selles asendis sõitnud juba pea 3 aastat. Väga huvitav. Miks ma vahepeal siin püsti tõusin?
sadulast oligi see, et kuna pukitrennid on hästi staatilised oma olemuselt, et sa tegelikult ei saa kordagi tirri lasta ja istud kogu aeg samas asendis, siis on mõistlik vahepeal sadulast püsti tulla ja lasta verel voolata sinna, kuhu ta muidu võib-olla nii lihtsalt ei voola, kui sa pidevalt istud. Et see on siuke kohustuslik nõks. Aitäh! Mann käis ja tegi mul vahepeal siin akna lahti. Päris palav hakkas. Reeglina ma olen trennid siuksed enamjaolt madala intensiivsusega. Ja siis piisab ventilaatorist. Ei hakka väga palav. Aga kui on selline intensiivsem treening, eriti pikk treening, kus söön ka, siis keha hakkab rohkem süsivesikut põletama ja higistama ja siis hakkab palav ja siis on hea, kui aken lahti käib. Tõmbab ruumi kohe jahedaks, eriti siin talvel. Nagu ma alguses rääkisin, siis sai on see, millega oma trenne toidan. 4 viilu Leiburi kuldset röstsaia moosiga. Tunnis on täpselt siuke õige kogus energiat. Söögist rääkisin. Söögist olulisem on loomulikult joomine. Tänases trennis 3 pudelit. Tavaliselt ma sinna pudel tunnis. Et peaks välja tulema küll. Eriti kui higistad ja siseruumid ja palab ja siis see vedeliku kadu on väga siuke salakaval ja kiire. 53 minutit trenni tehtud. Esimene 2 5-minutilisest sellisest hingetõmbepausist 2 settide vahel on praegu siuke kergem lõik alla 2 vatti kilogrammi kohta. Mul oli seda täitsa vaja kohe praegu. 1 pudel vett on otsas, järgmine pudel läheb. Kas teid huvitab, mis siin minu kõrval ja selja taga on? Kindlasti huvitab, isegi kui ei huvita, ikkagi räägin. Tegemist on siis minu trofeeseinaga. Kunagi olid siin mingid medalid, aga nüüd ma korjasin ära. Minu jaoks oluliselt tähendusrikkamaks muutusid need mälestused, mis ma olen viimastel aastatel matkadel kogunud. Ja olen teinud need tehtud pildid või mõned tehtud pildid paberile. Ja siin nad on. Meenutavad ja inspireerivad. Kuidagi märkmatult on juba üle 1 tunni trennitud. Hetkel on siis käsil 3 setist keskmine. See on teistest lihtsam. 5 minutit umbes seal 2,3 vatti kilogrammi kohta ja sinna kohe otsa 3 minutit 3,3 vatti kilogrammi kohta. Ja niimoodi 6 korda. Siis jälle väike paus. Hingetõmme 5 minutit. Ja tuleb täpselt sama sett kordusele nagu oli esimene 6. Päris väsitav on. Lubasin alguses suure suuga, et räägin ka natukene motivatsioonist, et mis ajab mind siia pukki niimoodi väntama. Ma arvan, et see on mitu põhjust. Üks põhjus on see, et mulle lihtsalt meeldib see. Mulle meeldib väga rattasõit ja ei ole vahet, kus ma rattaga sõidan, kas ma sõidan siseruumides või kuskil õues. Loomulikult õues on eelistatud, aga kui väljas on siuke talv nagu ta on, siis ma eelistan sõita sees. Siis teine põhjus on tasakaal. Et selline vaimne ja füüsiline pool peavad oma tasakaalus olema. Liikumine, liigutamine
on äärmiselt oluline osa inimese täies sihukest holistilisest tervisest. Et ilmselt ma natukene olen sellega võrreldes tavalise liigutajaga natuke üle võlli oma mahtude poolest, aga see selleks, mulle sobib see ja ma teen kõike arstide ja treeneri valvsa pilgu all. Arstide selles mõttes, et ma käin regulaarselt koormustestis, et mitte midagi füüsiliselt viga oleks. Ja kolmas on niisugune proosaline põhjus, et mingist east alates hakkad ikka mõtlema, et mis saab vanaduspõlves ja kuidas see vanaduspõlv võimalikult tervelt ja toredasti mööda saata. Ja minu soov on kindlasti jätkata nende tegevustega, mis mulle meeldib teha. Sõita rattaga, käia matkadel. Ja selleks peab ennast liigutama. Ei saa ennast käest lasta, sest mingist vanusest alates see taandareng on üsna kiire tulema, kui ennast üldse ei liiguta ja oled lihtsalt sihuke diivanipadi. Ja ausalt öeldes mulle nendest põhjustest täiesti piisab. Et ma ei... Võt sport ja või ütleme see liigutamine ja rattasõit ja matkamine on küll sellised asjad, kus ma väljaspoolt mingit survet või motivatsiooni ei oota, et ei tunne ka. Et see kõik on pigem siit seestpoolt pärit. Mis ongi kõige olulisem. Teine asi, mida ma siin suure suuga alguses lubasin, oli, et räägin suvalisest mõtetest, mis pähe tulevad. Tõtt öelda siis täna on täpselt sellise intensiivsusega trenn. Zoon 2, nagu on moodne öelda, kus ega väga ei tulegi mõtteid. Et see on selline trenn, kus sa pigem oled kohal ja natukene selline meditatiivne värk. Et märkad asju enda ümber ja lihtsalt üldiselt märkad. Et näiteks, et ma ei tea, iPadi ekraan on väga sõrmejälgi täis, et saiapuru on maas või et väljas sajab väga ilusat siukest hästi kerget harva lund. Et pigem on selline kohaloleku ja märkamise trenn. Kui nüüd on siuke natuke kergem trenn, siis see kohalolu on ka olemas, aga siis hakkavad kuidagi sellised varem mõeldud asjad peas iseenesest lahenema ja tulevad vastused. Ja kui on selline veel raskem trenn kui täna, siis on jälle teistpidi, siis natukene tuleb teha ka peaga tööd lisaks siin jalgadega töö tegemisele, kus kipuvad pähe sellised mõtted, et ei jõua või et raske on. Ei tea, kas jõuab lõpuni. Et siis läheb see vaimuenergia sellele, et need mõtted endas ümber teha, et jõuan küll, äge on, jõuan, pole raske. Ja muu selline, et selline positiivne jõustamine. Mõni nimetab seda enesepettuseks, ma nimetan seda sellise positiivsuse kultiveerimiseks. Aga jah, eks see positiivne olek aitab igasugustest raskustest ja keerulistest olukordadest lihtsamini läbi minna. See oskus on vajalik. Ja eks ma teistpidi ka üritan eneseusku siin pidevalt kasvatada ja enesekindlust ka. Märkamatult on 2 tundi täis saanud ja paras aeg süüa ära viimane moosisai. Viimaseks pooleks tunniks ka energiat jätkuks. Et isu. Viimase seti viimane intervall tehtud. Nüüd 8 minutit veel kergelt lõdvestust otsa ja
ja siis tehtud see saabki. Nii, tehtud ta saigi. 2,5 tundi läks nagu niuhti. Selline see trenn oli. Homme on tunnike taastavat pukki ja ülehomme 1,5 tundi jälle veits intensiivselt ja nii need hommikud lähevad. Ma loodan, et teil oli seda videot sama huvitav vaadata, kui mul seda videot teha, nii et näeme jälle järgmine kord. Tšau!